Tere päevast kõigile siin Kaio ja Consultingu Facebooki lehel. Täna siis olen siin otse-eetris koos külalisega. Tavaliselt neljapäeviti kell 12 tulen siia mingit mõtet jagama, aga täna on minuga siin Laura. Tere sulle, Laura. tere, tere, ilusat päeva kõigile. Ja nii tore, mul on hästi hea meel, et sa tulid siia rääkima. Lauraga ma kohtusin esimest korda, ma väga täpselt mäletan, 27. mail Viljandis. Mäletad, sa tulid minu sündmusele, mis oli kliendi sündmuskuu, võis tulla kaaslastega ja sina olid seal kellegi kaaslane ja sealt kuidagi me oleme suhtlema jäänud aeg-ajalt. Ja tegelikult millest me siis räägime, on see, et mis siis Laura saab natuke tutvustada ka enda tegemisi, aga ta osales augustikuus, siis august 2023 mu rohkemat kui hakkamasaamise kursusel ja esmapilgul ka mõtles, et noh, nii vägev naine, teeb vingeid tegusid, mis sul sinna kursusele on ju vaja tulla. Aga samas sa väga hoogsalt võtsid sellest osa, ma nägin, mis see sulle nagu andis ja ma mõtlesin, et kuule, aga kui sa oled nõus, tule jaga natuke, nii et jagame seda, mis see sulle andis ja kes sa oled siia kuulama tulnud või ka järgi kuulad, siis sa võid ka mulle anda teada, et kas sina tahaks rohkemat kui lihtsalt hakkama saada ja kui sa oled sellel kursusel osalenud, võib-olla oled siin kuulamas, mida see kursus on sulle andnud ja isegi kui sa mõtled, et sind üldse see kursus ei huvita, jää meid ikka kuulama, sest võib-olla sa saad siit mingi huvitava mõtte. No aga tutvusta korraks ennast kõigepealt, Laura, et millega sa tegeled? Ja tere kõigile. Minul on siis väikene värbamisettevõte nimega Personali Leidja ja ma olen sellega nüüd paar aastat siis niimoodi toimetanud, et alguses tegin selliseid esimesi ettevõtlussamme siis palgatöö kõrvalt ja siis järk-järgult avastasin, et ma ikkagi tahaks nagu rohkem seda enda teed hakata kõndima. Ja jah, mis me siis teeme, töötame peamiselt mikroettevõtjatega ehk siis kellel on väga väikesed tiimid või kes on veel üldse täiesti üksinda, et aitame neil siis meeskonda leida uusi ägedaid töötajaid ja natukene teeme ka koolitusi ja nõustamist ja sellist asja. Väga põnev. Ühesõnaga, kas nüüd on teid juba mitu teid seal on, sa ütlesid meie võrras. Ja me oleme tiimis 6, aga ütleme, et meil on selline võib-olla natukene ebaklassikaline tiim, et kõik minu äge naiskond on väikese koormusega, hästi paindlikult ja toimetavad nagu iseseisvate partneritena, et ütleme nii, et selliseid töötajaid justkui, kes istuvad 40 tundi nädalas lepinguliselt kuskil kontoris, et selliseid mul ei ole. Väga huvitav. Kui kaua sa seda oled teinud? Selline paar aastat nüüd. Et alguses tegelikult, kui ma ettevõtlusega alustasin, siis mul oli selline hobiäri, et ma olin kaua teinud käsitöhteid ja siis mul ei olnud mitte mingit ideed, ma ei osanud kuskilt mujalt alustada kui sellest. Aga paar aastat tagasi, kui see Personali Leidja idee nagu valmis küpses, et siis sai see suund ära muudetud. Lihtsalt kui huvitav, see on päris suur muutus tegelikult, eks. Aga mis siis, ma saan aru, et sa oled enesearengus olnud ka siis mõnda aega või kuidas sa kirjeldad seda, et kuidas sul see enesearengu teekond, kui sa nüüd lühidalt teed, on nagu välja näinud ennem seda, kui sa nüüd näiteks tulid sinna kursusele? No minu jaoks siis, kui algas meil see tore tervisekriis 2020 kevadel, et siis see oli nagu selline nii-öelda õnnelik õnnetus natukene, et mul järsku tekkis väga palju aega enda jaoks ja siis ma sukeldusin hästi sügavalt igasugustesse kursustesse, koolitustesse, raamatutesse, webinaridesse ja sealt see asi pihta hakkas. No näed. Ja siis kohtusime me sinuga augustis rohkemat kui hakkamasaamise kursusel. Miks sa tulid sinna? No sa mainisid ka, et maikuus, eks ju, ma osalesin sellel Viljandi seminaril, et sellest mulle jäi väga hea mulje. Ja ma olin ammu juba tundnud nagu huvi PopRoctori nende õpetuste vastu ka, et ma olin alguses kohtunud Karmoga, eks ju. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks näha, et oleks see võrdlusmoment, et kuidas ta siis nagu erinevate inimestena on. Ja mulle jäi väga hea mulje, nii et kui ma nägin, et see kursus tuli, siis ma mõtlesin, et oh, miks mitte. Augustikuu selline võib-olla natukene rahulikum ka. Ja noh, see nimi iseenesest juba, et rohkemat kui hakkama saamine, noh, kes siis ei tahaks rohkemat kui hakkama saada, eks ju. Et äratas huvi. Ja vahepeal ütlen ka, et kes meid siin on vaatamas, on päris palju inimesi, et kui teil on küsimusi Laurale, siis kirjutage siia, ma siin telefonis näen ja siis ma saan nagu Laura käest küsida.
mis siis, no natukene ütlen, et see kursuse ülesehitus on siis selline, et jah, ta on nagu Bob Proctori materjalide põhjal, aga ma olen selle nagu ise kokku pannud. Iga päev saab inimene ühe harjutuse, räägime eesmärgist, visiooni loomisest ja siis, kui inimene teeb tegevuskava, siis tulevad juba mingid mustrid meil pähe, et kas ma ikka saan ja mis ma ei saa ja kuidas nii edasi, et kuidas siis neid uskumusi muuta, kuidas oma sisekõnet muuta, kuidas seal hirmust läbi minna ja noh, neid harjutusi ongi siis 30 päeva jagu, tegelikult lisaks veel 2 päeva ka, et ikka saaks mõned lisaharjutused ka ja siis seal kord nädalas on ju see webinar, mis mis sind kõnetas selle kursuse juures kõige rohkem ja siis me saame jõuda ka selleni, et mis ta sulle andis, aga võib-olla on ta kuidagi sul koos see vastus, et. mm. -hmm. No mulle meeldiski see ülesehitus tegelikult väga, et see kuu aega oli täpselt sellise paraja tempoga, et ta ei murra konti, eks ju, et kui sul ongi väga kiire tempo ja palju toimetusi ja võib-olla ei ole nagu iga päev mingi, ma ei tea, tund-kaks pühendada, eks ju, et siis need ülesanded olid täpselt sellised head väikesed ampsud. Ja samas, kui seda 32 päeva järjest teha, eks ju, siis see progress on nagu üsnagi suur. Et mulle sellised väljakutsed väga meeldivad, kus sa lähedki nagu pisikeste sammude kaupa ja kui sa oled juba selles nii-öelda sõiduvees või selles hoos, eks ju, siis alustad mingite väikeste asjadega, mõtled mingeid asju enda jaoks selgemaks ja siis üks hetk nagu avastad, et oi, ma nüüd tegin oma esimese, ma ei tea, live video või et oi, ma nüüd tegin midagi väga ebamugavat, mida sa võib-olla paar nädalat tagasi mõtlesid, et elu sees ei teeks, eks ju. Et ta nagu kannab sind selle vooluga kaasa ja kui sa oled veel sellises ägedas toetavas keskkonnas ka, kus sul on teised inimesed ka nagu sarnasel lainel, eks ju, et siis sa tegelikult väga kiiresti teed asju, mida sa võib-olla ei oleks arvanud, et sa suudad teha. kas sa mäletad praegu, mis sul siis tehtud sai? et mulle tegelikult meeldis kõige rohkem see kohtumine, mis meil oli pärast seda väljakutset. Füüsiline kohtumine, eks? Ja just, et seal oli väga lahe. Olid mõned tuttavad näod, enamus muidugi olid uued tutvused ja mulle väga meeldis see ajurünnaku formaat. Ma ei tea, kui täpselt ma nüüd võin seda nagu rääkida. võid ikka, sest et praegu seminaril me tegime ka lihtsalt, me tegime ta natuke lühemas. Tegelikult me tegimegi vist täpselt samamoodi seminaril ka. See on võimas asi, eks? Jah, nii? Ja, et see oli väga äge, et sa sattusid ühte lauda justkui kokku, täiesti suvaliste inimestega, niisugune loterii. Ja siis igaüks sai mingi teatud aja rääkida enda ühest probleemist või küsimusest, eks ju. Ja siis teised andsid nõu, tegid ajurünnakut ja sealt tuli nii palju ägedaid lahendusi. Ja selle tulemusel tegelikult mulle koos Kristina Pärtelpojaga tekkis selline idee, et meil on nagu sarnane probleem, et tahaks jõuda rohkemate inimesteni ja tutvustada oma tooteid ja teenuseid, et hakkaks tegema laive. Et siis meist said vastutuspartnerid, ma ei mäletagi, kaua me seda tegime, kas 2 või 3 nädalat, et iga päev siis pidime tegema Facebook Live'i ja see oli näiteks minu jaoks täiesti uus asi, aga kuna ma Kristinat juba varem ka teadsin ja tundsin ja mõtlesin, et okei, et et kui me ikka koos teeme, et siis ikka saame hakkama ja et Kai üritusel ju teised ka kuulsid seal lauas, et me lubasime seda teha, nii et siis ikka olgu olla. Et see oli tegelikult selline veel kestev mõju nagu pärast seda väljakutset. Ja näed, kus sa täna siis oled ka siin otse-eetris on ju, et ei ole siin midagi. Ja võib-olla inimestele selgituseks, et mis see laivi tegemine siis on ju ära pole, aga esiteks, et sa sellel hetkel, kui sa oled otse-eetris, et sa suudad kuidagi kontsentreerida oma mõtted on ju fookusesse, sa otsustad, mida sa räägid, sa võib-olla valmistad ka ette seda natukene. Et see on tegelikult väga-väga suur selline enda kasv. Kas sa mõnda harjutust ka mäletad, mis kuidagi sul mingisuguse emotsiooni tekitas või midagi äkki, mida sa oled siiamaani jäänud tegema? No eks need paljud harjutused on tegelikult sellised täiesti igihaljad ka, mida võikski teha regulaarselt, eks ju, ja mida võikski mõelda. Et ma ei tea, alates sellest, et oma prioriteete üle mõelda ja visualiseerida oma unistusi ja kõik need asjad. Aga ma arvan, et mis paljude jaoks võiks olla selline äge edasiminek ongi video tegemine näiteks endast. Et ma tean, et hästi suur on see hirm ja mul endal ka alguses, kui ma ei olnud nagu harjunud selle nii-öelda pildis olemisega, et siis see video tegemine, et kui teised kõik teevad, kes ka samamoodi kardavad ja siis sa ise ka teed ja siis avastad, et ellu jäin polnudki midagi nii hirmsat, et see on, ma arvan, et üks selline äge harjutus ja võib-olla ka see, et kui mõelda näiteks enda edusammude peale, et ma tean, et paljud meist
noh, me teeme kogu aeg ju asju ja saavutame mingeid ägedaid eesmärke, aga siis me kogu aeg vaatame uuesti tulevikku, mõtleme, et okei, nüüd järgmine eesmärk on see, onju. Ja siis me ei võta üldse seda hetke, et korra tähistada, et aga mis nüüd tehtud sai, eks ju. Et see on hästi hea, et alati nagu, kui tekib sihuke võib-olla natukene kehvem päev või kehvem enesetunne, siis mõelda nende asjade peale ka, et mitte minna nendest lihtsalt üle. Et tähistada neid märgata neid ka. mineviku mõiste. Just, et see on ka alati väga-väga hea asi, mida teha. Väga mõnus, et sa selle siia välja tood. Veel kord ütlen, kes on tulnud meid kuulama ja tahate midagi Lauralt küsida, siis kirjutage siia, ma ilusti näen ja küsisin teie käest ka, et kas tahad saada rohkemat kui lihtsalt hakkama saada. Et mina arvan, et elu on nagu palju mõnusamaks elamiseks. mis, mis sa ütled kellelegi, kes sind nüüd kuulab ja mul on ikka inimesed vahel küsivad, et noh, ei tea, kas see on minu jaoks ja millal see järgmise teed, selline mõnus edasilükkamine on. Ma praegu ei tule, ma tulen järgmisesse. Ja siis, kui järgmine on käes, siis noh, kaob täitsa ära, on ju, ja minul on natuke sellist jultumust ka, et inimestelt aeg-ajalt siis küsida, et kas see on su muster. Ja muideks ma just kuulsin üks päev, üks praegune klient ütles mulle, et tänu sellele, et ma küsisin talt, kas see kuidagi ma küsin, kas see on sul nagu tavapärane käitumine, sest ta pidi kuskile tulema, ta otsustas ümber, aga ta ei ütelnud ka, et ta ei tule, siis ma küsin, kas see nagu on sul tavapärane käitumine. Ja mina küsin nagu heast südamest seda, onju, aga vahel, kui sa saadad sõnu, mida võib-olla inimese peas ei ole heast südamest ja siis ta ütles, issand, ja see panigi mind tegelikult liigutama, sest et ma hakkasin mõtlema, et täitsa lõpp, see tegelikult on mu tavapärane käitumine, onju. Ehk siis nüüd ma läksin oma jutuga nii kaugele su küsimusest. Aga et mida sa soovitaks inimesele, kes nüüd nagu mõtleb ja võib-olla kuidagi kahtleb ja et miks ta võiks tulla sinna kursusele? No, nagu ma ütlesin, see on tegelikult nii pisikeste sammudega edasiminek, et see ei murra konti ja tõesti, isegi kui sul üks päev jääb vahele, siis sa saad teisel päeval teha 2 harjutust korraga ja tõesti, see ei ole midagi sellist, mida karta. Aga see kuu aega, see läheb üsna ruttu, aga pärast seda kuud aega sul võib olla nii palju parem selgus, sa võib-olla oledki teinud mingeid ägedaid uusi asju enda jaoks, sa oled saanud kindlasti mõne laheda uue tutvuse, onju. et minu meelest see on väga hea selline väljakutse, mida ette võtta, sest et tõesti, ta ei ole liiga mahukas, aga samas see efekt on nagu märgatav. Märgatav ja no näed, aitäh sulle, mulle hästi meeldib, et sa tood selle välja, et see selgus, ikkagi uued tutvused ja sa teed lõpuks ära võib-olla mingi asja, mida sa oled ammu edasi lükanud või sa teed täitsa mingi uue asja ära, mille peale sa võib-olla varem ei ole tulnudki, et sa üldse võimeline oled seda võib-olla tegema, onju. Nii et mina täiega tänan sind, meil on Pille siin tervitab meid ja õige tähistama peab, see on ju laiemalt tänulikkus ja nii ongi. Et tervitused sulle vastu, Pille. Ja ma arvan, et me täitsa võimegi siin otsad kokku tõmmata, et ma siis natuke veel ütlen reklaamiks, et me alustame 22. jaanuaril. See kursus toimub Facebooki grupis, kus sa iga päev saad minu ühe video, mille ma salvestan sealsamal hommikul, kuna ma lähen tagasi baalile, siis ma olen nagu teist natuke ajast ees, nii et hommikul kell 5 on need videod seal alati olemas. Mul ei ole need ette salvestatud, mulle meeldib inimestega saada kontakti, et vahel küsitakse mingi harjutuse kohta, siis ma saan järgmine päev sellele ka seal vastata. Ja see harjutus on ka alati kirjalikult teie ees. Te vastate endale sobival ajal ja siis me teeme kord nädalas, teeme ühe webinari ka ja füüsiline kohtumine, see, mida sa, Laura, on ju välja tõid, toimub ka kas siis veebruari lõpp või märtsi algus, see meil veel nüüd selgub. Natuke oleneb, palju sinna inimesi kokku tuleb, kes kohale tulevad, saame nendega arvestada seda päeva ja väga olete oodatud sinna kursusele ennast kirja panema. See toimub mul 11. korda, seda on läbinud kuskil üle 800 inimese ja seekord tõotab tulla natuke väiksem grupp, nii et saate natukene personaalsemat lähenemist, mis on ka väga mõnus ja aitäh, Laura, et sa tulid siia jagama, see tähendab mulle väga palju, sest mina võin öelda, et see kursus nii ja nii on ju, aga tegelikult kui keegi veel kõrvalt ütleb, sest noh, mina teen seda teie jaoks on ju ja ma tean, kui hea see on. Aitäh sulle, Laura ja aitäh kõigile kuulamast, vaatamast. Ja aitäh, head päeva. Tšau.